Ära ütle, et elu on inetu halb. Oma koormatet kanda ei jõua. Ole uhke ja sirge sa saatuse all. Ära iialgi kergemat nõua. Varja maailma eest oma pisaraid. Naeru selle eest kõigiga jaga. Pea meeles, et alati õnnemaid leidub mure merede taga. Ära kadesta naabrite varandust, vaeseid iial ei tülita vargad. Hoia puhtana eneses armastust. Hoia sõnu, mis pühad ja hardad. Ära ütle, kui hommik on nududes, et sa päikest enam ei oota. Vaata ringi, nii palju on ilusat ees. Tuleb uskuda ainult ning loota. Ära kuluta tundmusi tuultele. Kergel käel ära südameid loobi. Hoia mõistmist ja hellust ka muudele, sest tagasi põrkuvad hoobid. Ära ütle, et elu on inetu, halb. Nüüd väsinud olete vaevast. Püüa alati aimata pilvede all sinist lapikest, heledat taevast. Puuduta mind oma tulise palgega, nii et on ilus ja valus. Oma silmade sinimust valgega puuduta veel ma palun. Kas tunned, kuis meile ikka on lahti kõige kõrgemad taevateed? Kui tuleme kokku, kui leiame mahti, jätame vaevad ja laulame. Rüüpa mu elust januse sõõmuga kõige kaunimad ajad. Puudutan sind oma rahu ja rõõmuga nõnda palju kui vajad. Kas tunned, kuis meile ikka on lahti kõige kõrgemad taevateed? Kui tuleme kokku, kui leiame mahti, jätame vaevad ja laulame. Puuduta mind oma headuse väega, ainsaga, millel on väärtust. Õnnista oma sileda käega minu karedat saatust. Kas tunned, kuis meile ikka on lahti kõige kõrgemad taevateed? Kui tuleme kokku, kui leiame mahti, jätame vaevad ja laulame. Me laulame.
puuduta veel, ma palun. Palume lavale Lääne maavanema kohusetäitja Kristel Jupitsa. Puuduta mind oma tulise palgega, nii et on ilus ja valus, oma silmade sinimustvalgega. Puuduta veel, ma palun. Head läänlased, kallid külalised, neil imelistel hetkedel, mis miski meid puudutab, tajume täiesti eriliselt aja väärtust. Ja mõistame, et ühest ega kahest inimesest, olgu või kõige kallimatest, isegi mitte ühest pereringist ei piisa. Me vajame kogukonda ning see kogukond vajab omakorda veel suuremat kogukonda, kuhu kuuluda ja see jälle omakorda suuremat. Me tahame näha teisi üksildasi, teisi perekondi enda kõrval, tunda, et oleme osa millestki suuremast ja teha oma ajalugu. Kui laul ühendab, siis koos olemine kannab. Maailmal on omane inimeste ja majandustegevuse koondumine suurematesse keskustesse. Möödunud kevadel heaks kiidetud Eesti regionaalarengu strateegia seab ideaaliks olukorra, kus iga piirkond panustab oma eripäradele ja keskendub oma ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamisele. Sealhulgas Lääne-Eestis piirkonna kompetentsivaldkondade väljaarendamisele ja sellele toetuva ettevõtluse elavdamisele, nimelt taastusravi ja terviseedenduse valdkonnas, aga ka rohe- ja biomajanduse potentsiaali ärakasutamisele ning mahepõllumajandustoodangu väärindamisele. Ikka eesmärgiks luua hea paik elamiseks igas linnas ja igas külas. See on ühist pingutust nõudev ülesanne, milleni jõudmise asendamatuks eelduseks on meie kõigi koostöö. Ikka selleks, et kus ma ka ei elaks, on mul ligipääs töökohale ja headele teenustele ja vaba aja veetmise koht on mu kodule piisavalt lähedal. Hoidkem siis jalad maas ja pea pilvedes oma unistuste elluviimisel. Sest ei ole paremaid, halvemaid aegu, on ainult hetk, milles viibime praegu, mis kord on alanud, lõppusel pole. Kestma jääb kaunis, ka kestma jääb kole. Ei ole mõttetult elatud aegu, mõte ei pruugigi selguda praegu. Vähemat, rohkemat olla ei võinuks, parajal määral saab elu meilt lõivuks. Ja vahel, kuidas ka ei tõtta, aeg on aeg on vaja maha võtta. Tule sõber, ütle tere, vaata üle meie pere. Sõbra südamesse vaata, aita aega mööda saata, aita soojust tuppa tuua, seltsis uusi rõõme luua. Sest kestma jääme ajaloos ikka ainult üheskoos. Head tänased pidulised, palun nautige õhtut ja saabunud muusika-aastat. Elagu Eesti! Läänemaa tänab ja tunnustab. Moonika annab Läänemaa alistamisest ristisõdijate poolt päris põhjaliku ülevaate. Juba jutustus esimesest sõjaretkest
1210–1211 aasta talvel Soontaganasse on muljet avaldav. 4 päeva rüüstati ja põletati kõike, mis eest leiti. Saagiks loeti ainuüksi härgi ja lehmi 4000, rääkimata hobustest ja muudest kariloomadest. Mati Mandel on ajaloo uurija, ajaloo kirjapaneja ja raamatutesse kirjutaja. Neid inimesi ei ole Läänemaal väga palju, kes süvendatult tegelevad Läänemaa ajaloo uurimisega ja selle raamatutesse vormimisega. Nähes, kuivõrd sügav ja rikas on Lihula ajalookiht, siis jäänud kinni ka Läänemaa külge ja sellega on meil ikka ääretult vedanud. Mati Mandel on ka Lihula muuseumi asutaja ja mittetulundusühingu keskaegne Lihula asutaja. Ma loodan küll, et tal jätkub veel pikalt tervist, jaksu ja tahtmist selle tööga edasi tegeleda. Palume lavale Mati Mandeli. Aitäh, see oli tõesti mulle väga ootamatu, et niisugune tunnustus tuli. Ma pean ilmselt paar sõna ütlema, kuidas ma üldse selle Läänemaale olen sattunud. Ma olen tegelikult ju Tartust pärit, Tartu poiss ja võib-olla, et siis ma olen lihtsalt natuke õnnesärgis sündinud. Kõigepealt on mul natuke kangekaelsust olnud ilmselt rohkem kui vaja. Nii et nooruses, kui oli aeg õppima hakata midagi ülikoolis, siis ma jäin endale kindlaks, et tuleb õppida ajalugu, kuna see mind huvitas. Ja võib-olla teine kord, kus mul vedas, oli siis, kui ma sattusin 1970. aastal Kõmsile tudengipäevil veel kaevama niisuguse arheoloogi nagu Vello Lõugase juurde, kes oli tõeliselt erakordne inimene. Ja tema kindlasti tänud sellele ma sattusin ja jäin siia Läänemaal ja muidugi siis hakkas see Läänemaa maastik, mis on hoopis erinev kui Tartu kandis, hakkas väga meeldima ja sellesse maastikku ma kindlasti armusin juba esimestel tööaastatel. Nii et see oli vast teine niisugune positiivne külg. Ja kolmas positiivne külg oli kindlasti siis, kui Eesti vabanes, sai iseseisvaks, sest ennem oli võimalik ikka uurida ajaloos ainult neid aegu kui arheoloogilisi ja vanu perioode. Ja sellega ma tegelesin ka nii kaua, kui Eesti vabanes, aga mind huvitas ajalugu laiemalt ja siis hakkasin ka teisi perioode uurima. Nii et ma olen teinud seda tööd, mis mind on huvitanud. Ega siis ei ole inimene vaatab kella, millal tööpäev on lõppenud või kas on laupäev või pühapäev. Ta teeb ikka seda tööd edasi, kui vähegi huvitav periood on või mingisugune huvitav teema. Nii et ju ma siis, kui tervis lubab, teen seda veel edasi mõnda aega. Aga teile kõigile aitäh! Mina olen tähele pannud, et on elus 2 tüüpi inimesi. Ühed on need, kellele meeldib palju rääkida ja on ka teist tüüpi inimesi, kellele meeldib teha. Võib-olla sellest mitte niivõrd kuulutada. Ja ma arvan, et Sulev Saareväli on täpselt seda sorti mees. Kui vaadata tema ettevõtlusega seotud tegevusi, ei ole läinud seda teed, et tõmmata kulutusi kokku ja kolida sinna,
kus võib-olla on natukene efektiivsem oma ettevõtet pidada. Sulev on ääretult heatahtlik olnud oma ümbritseva kogukonna suhtes. Ta on toetanud kultuuri, ta on toetanud sporti läbi aastate, on toetanud kirikut. Kui paljudes firmades, kui paljudes ettevõtmistes ja mittetulundusühingutes ta osaleb, aktiivselt kaasa lööb. Ma võin vaid öelda, et tema kohta kehtib see käibefraas, et kes teeb, see jõuab. Sellised ettevõtjad on iga maakonna uhkus ja au. Ma arvan, et on õige ja on õiglane, et Sulev Saareväli saaks oma antud panuse eest Läänemaa ettevõtlusesse, Läänemaa inimeste jaoks, Lääne maakonna vabimärgi. Sulev Saareväli ei saanud kahjuks meiega täna siin olla, kuid ta soovis kõigil ilusat õhtut. Lääne maavalitsuse tänukirja saab Aivar Reivik ja Argonfeld OÜ Koluvere lossi kui Eesti arhitektuurimälestise ja Läänemaa olulise vaatamisväärsuse renoveerimise ning huvilistele avamise eest. Palume lavale. Suur tänu suure aukirja eest. See on meil abikaasaga 2 peale. Kes veel ei tea, et ma räägin ühte lühikest lugu, et siin räägiti rüüstamisest 13. sajandil, aga siis oli üks aasta 1905 veel. Me oleme rääkinud seda lugu, et 1905 tulid Volta töölised ja põletasid Koluvere maha. Täpselt 100 aastat hiljem, 2005, me ostsime selle maavalitsuselt ära. Nüüd me oleme 10 aastat seal nokitsenud, midagi on valmis tehtud ja eks me jätkame. Ja suur tänu! Läänemaa elukeskkonna tulevikuuuringute sihtasutus annab kord aastas välja 1000 eurose stipendiumi Lääne maakonna huve käsitleva uurimis- või teaduste autoritele. 2014. aasta stipendiumi sai Grete Kindel töö eest liidrid ja valitsemine sotsiaalse kapitali ja territoriaalse identiteedi loojatena Noarootsi ja Vormsi katkenud Rannarootsi kohakultuuris. Palume tänukirja saamiseks lavale Grete Kindel.
et ma loodan, et siin on täna ka väga palju Vormsi ja Noarotsi inimesi, et ma sooviksin tänada eelkõige neid, sest tänu nendele sai ka see töö valmis, et suur aitäh teile ja palju edu edaspidiseks. Muusikat on läbi aegade peetud pühaks, ülimaks, ilusaimaks. Muusikal on midagi sellist, mis meid kõiki puudutab. Muusika on ka meie mälestuste hoidja. Eluhetked ja inimesed salvestuvad meie mällu läbi kindlate muusikapalade. Sõnumid, mida muusika edastab, on mõistetavad sõltumata rahvusest või keelest, mida kõneleme. Muusika. 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 Muusika.
Sõna saab Läänemaa Omavalitsuste Liidu esimees Toomas Schmidt. Head läänemaalased, meil kõigil või vähemalt suuremal osal meist meeldib reisimine, kus saab avastada uusi maid ja näha seal elavaid inimesi. Alati aga reisi lõppfaasis mõtleme oma kodule ja tuleme alati hea meelega koju tagasi. On ka, kuhu tulla, sest Läänemaa on ilusa loodusega elukeskkond. Oleme ju hõredamini asustatud kõige kaitstum maakond. Kummaline on mõelda, et tegelikult oleme silmitsi probleemiga, kus meie inimesed lähevad just mujale elama ja tööle. See on nüüdseks juba mitu aastat kestnud kitsaskoht, kus muutusi võiks tuua vaid uute töökohtade loomine ja raudteeliikluse taastamine Rohukülani. Täna võime kindlasti rõõmu tunda kõigi omavalitsusjuhtide ühisest avatud mõttelaadist, kus lähenemine juba olulisemalt maakondlikum. Tänud kõigile nende ühiste arutelude eest. Tegelikult võiks siiski ka omavalitsuste liitu pisut turbostada, et koostööd veelgi laiendada. See on ülioluline, sest rahalisi vahendeid kuskilt juurde ju ei tule. Viimasel ajal on sageli meenutatud ühte Eesti kõigi aegade väljapaistvamat luuletajat Maria Underit, kes oma loomingu kaudu küsis, kes meile appi tuleb, kui selleks vajadus tekib. Läänemaa kontekstis on siin ühene vastus, et abilised olemegi meie kõik ja meil tuleb endil hakkama saada. Seega peame vaid läbimõeldumalt ühiste eesmärkide nimel tegutsema. Läänemaal on omal jõudu piisavalt, tuleb vaid üheskoos ja ühes suunas liikuda. Soovin teile kõigile toredat vabariigi aastapäeva ja suurte mõtete kõrvale ikka ka suuri tegusid. Tahaksin anda üle omavalitsusliidu tänukirja. Kui me üheskoos mõtlesime, et kellele seda peaks andma, siis sellel korral oli meie otsus väga üksmeelne kohe alguses. See on üks tubli inimene, kellega omavalitsuste liit on seotud juba aastaid ja kelle teod on maakondliku tähtsusega ja ulatuvad maakonnast ka väljapoole. See tänukiri on meeldiva ja tulemusliku koostöö eest Marju Viitmaale. Aitäh neile, kes märkasid ja tunnustasid, aga minu väga suur tänu kõigile Läänemaa rahvakultuuriga tegijatele.
Sõna saab Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid. Head läänlased, vabadus tähendab julgust rääkida, julgust tegutseda ja julgust vastutada. Kui vabadussõdalased koos Poskaga nii osava sõnaga kui relvade abil Eestile vabaduse välja võitlesid, siis teostasid nad suurt unistust. Kui Eesti rahvas laulva revolutsiooni aegu taas vabaduse kätte võitles, oli neil samuti tarmukust, julgust riskida oma eludega, kuigi enamik tollastest võimuladviku inimestest oleks sammunud vanaviisi kindlalt edasi. Olen siin kõnetoolis rääkinud erinevatel teemadel, väljarändest ja madalatest palkadest, rahvuslikust mälust ja maakonna ajaloolistest piiridest, tugevast kohalikust omavalitsusest ja puuduvast regionaalpoliitikast, lapsevanemate muredest ja laiemalt inimese vastutusest. Sisimas tahame alati, et kõned ja visioonid saaksid ellu viidud. Mida siis teha? Vigade paranduste aeg on lähedal, ärkamise, muutmise aeg on väga lähedal. Mõelge, millisena te Eesti tulevikku tahate näha ja millist Eestit enam näha ei taha. Kas tahate Eestit, kus keegi ei kaota kodu, kus igaühel oleks tööd ja laste anded, saaksid vabalt lennata, kus kedagi ei jäeta maha. Iga vabariigi kodanik saab mõttega lugeda veel Riigikontrolli aruandeid ja inimarengu raporteid. Valikuid on nende põhjal tegelikult lihtne teha. See eeldab ainult kodaniku julgust. Seista ka Tartu rahulepingu eest, seista meie põhiseaduses öeldu eest. Põhiseadus kaitseb tegelikult inimest, aga me oleme ise seda kaitset liiga vähe kasutanud. Õigus tervisele, tööle ja eluasemele, selles ju rahvas 23 aastat tagasi kokku leppiski. Teeme siis valikuid nii, et meie ühiskondlik leping saaks lõpuks ometi reaalse eluga kooskõlla viidud. Aga Läänemaa rahvas tahan tänada, et te pole siit lahkunud Tallinna ega Helsingisse. Need tänusõnad on sügavad, sest elanikkonna kriitiline piir on juba hoomatav ja liigagi lähedal. See on julgeoleku küsimus, et igas maakonnas oleks majandust ja töökäsi. Meie rahvuse kestmajäämiseks on vaja, et peredesse sünniks rohkem lapsi. Aga ükskõik, kui palju lapsi Eestis sünnib, kui neil pole siin väärika palgaga tööd tulevikus ja täisväärtuslikku elu, siis me muutume vaid rikkamate riikide inimvabrikuks. Seega, meie inimeste tööd ja panust Eesti heaks tuleb lõpuks ometi hakata väärtustama. Meil on siin veel kultuuri, haridust, isetegevust, meil on veel elujõudu. Meil on siin veel julge olla, hoiame üksteist ja siis suudame pöörduda kahanemiselt kasvule. Me ei jäta kedagi maha. Ilusat pidupäeva kõigile! Muusika puudutab meid kõiki. Muusika on minu jaoks elu osa, mille peale ma saan alati kindel olla, et sellest tuleb ainult head ja ma ei pea selle pärast muretsema. Muusika on elu. Muusika on nagu elupeegel. See peegeldab kõike. Sinu halba tuju, koledat ilma, kas või ilusat ilma. Isegi kitse hüppamist metsas. Kõike peegeldab. Muusika on minu psühholoog. Hästi naljakas on see, et just see muusika, mida ma kuulan, väljendab kõige paremini minu hetkeemotsiooni. Minu enda jaoks on muusika just eneseväljendus. Muusika näitab maailmale mind ja võimaldab mul ennast seespoolt välja elada, olgu selleks siis stress või eufooria.
vennad kõõlumas pööningul. Millised pisarad! Palume lavale Haapsalu linnapea Urmas Sukles. Head inimesed, me elame keerulisel ajal keerulises maailmas. Alles hiljuti asetasin ma lilled Ukraina noorte meeste haudadele, kes hukkusid Euroopas toimuvas sõjas. Olen näinud väga lähedalt, kuidas Palestiina noorukid loobivad süütepudelitega Iisraeli sõdureid. Alles äsja viibisin ka Euroopa pearinnas Brüsselis sellises linnaosas, kuhu minna ei soovitatud, sest seal on väga ohtlik. Need mõned näited aitavad mul väga hästi mõista, mida tähendab rahulik ja vaba Eesti, meie oma riik. Tulles tagasi koju, tajud eriti seda, milline väärtus meil täna Eesti riigi, meie kultuuriruumi, meie elukeskkonna näol meil hoida on. Vaatad maailmas ringi, saad hästi aru, kui habras võib tänane maailm olla. Rahu ja stabiilsus ei ole enam iseenesest mõistetavad väärtused. Nende hoidmisse peab igaüks meist panustama. Ka Läänemaal, ka Haapsalus. Me oleme tänulikud neile, kes meile on meie riigi toonud ja seda hoidnud ja hoiavad. Meie sõdurid, poliitikud, õpetajad, arstid, tänulikud
kõikidele tublidele Eesti inimestele. Haapsalu linn tõstab igal aastal esile eriliselt silma paistnud ja Haapsalu elu edendanud inimesi. Seda ka täna, kus minul ja volikogu esimehel härra Jaanus Karilaiul on au üle anda Haapsalu autasud. Lugupeetud Läänemaa pere! Täna tähistame Eesti Vabariigi 97. sünnipäeva. Eelmise aasta detsembris tegin ettepaneku tunnustada Haapsalu linna kõige kõrgema tunnustusega Haapsalu linna aukodanik, nüüd juba piiskopi Tiit Salumäe. Tiit Salumäe on üks tõeline Eesti mees nii kirikus kui ka väljapool kirikut. Olen osalenud paljudel Läänemaa ja Haapsalu linna isamaalistel üritustel ja alati on kohal ka Tiit Salumäe. Ja iga kord on tal öelda meile mõni tähtis sõnum. Ma tänan teid kõiki, kes toetasid ettepanekut esitada Tiit Salumäe sellele kõrgele autasule Haapsalu linna aukodanik. Õnnitused meie kõigi poolt sulle, Tiit Salumäe. Aitäh! Härra piiskop! Austatud härra linnapea, volikogu esimees, maavanem, kõik auväärsed külalised, daamid ja härrad. Tahan südamest tänada Haapsalu linna ja linnavolikogu ja linnavalitsust otsuse eest nimetada mind Haapsalu aukodanikuks. Haapsalu linn on oma 735 aasta pikkus ajalooga üks väga väärikas elupaik. Olen seda tundnud need 40 aastat, mida ma siin olen elanud. Minu kauge eelkäija, piiskop Herman, kirjutab Haapsalu asutamise ürikus nõnda. Olles asutanud peakiriku Haapsalus ning varustanud meie kanoonikud vajalike eluhoonetega ning sissetulekutega, määrasime ühe paiga linna rajamiseks, kuhu kõik kokku voolaksid ning sinna taanduksid, kes koos meiega tahaksid valida seal elupaiga ja kui hädavajadus seda nõuaks, kaitsta kirikut oma võimaluste kohase toega. Ja sedasama kinnitab ka pühakiri, taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen teid lasnud viia ja paluge selleks Issandat, sest selle hea põli on ka teie hea põli. Armsad inimesed, seda ma olen püüdnud jõudu mööda taotleda ja tahan seda teha ka edaspidi. Kinnitan teile kõigile, et tahan hoida au sees Haapsalu linna väärikat ajalugu ja tänapäeva ja järgida selle linna rajaja põhimõtteid ja edendada Haapsalut oma võimaluste
ja võimete kohaselt. Eriline rõõm ja au on olla Haapsalu kodanik. Haapsalus on hea. Soovin kõigile õnne Eesti Vabariigi 97. aastapäevaks. Vivian on oma ajast ees. Vivian on hea inimeste tundja ja hea suhtleja. Vivian on hea kuulaja. Ta on innustaja, ta on eestvedaja, ta leiutab uusi asju ja õpib kogu aeg juurde. Vivian näeb tervikut, et alusharidus on osa haridussüsteemi tervikust, kus kesksel kohal on laps. Suhtub austuse ja armastusega oma lasteaia väikestesse ja suurtesse inimestesse. Vivian on ema 7 lapsele ja vanaema 10 lapselapsele. Vanim tütar Piret on öelnud, et ta on lihtsalt nii tore ja tark. Proua Allik, palun. Ma tänan südamest nii suure tunnustuse eest. Ärevus on nii suur praegu. Ma ei osanud hingest aimata. Olen oma tööd teinud südamega ja suure rõõmuga. Tänan südamest Vikerkaare lasteaia toredat, rõõmsat, töökat peret. See on tunnustus meie kõigi tööle. Igaüks meist saab anda oma panuse selleks, et meie lapsepõlv oleks ilus ja õnnelik. Tehkem siis seda koos. Lapsed on meie tulevik. Edu ja õnne kõigile. Nii, kui me räägime Ergard Männikut, siis kõigepealt loomulikult meenub Kreeka-Rooma maadlus ja suurepärane inimene. Temaga said suhelda kõik, kes suhtlesid ausalt ja avaralt. Ta ei sallinud valetamist ja petmist. Vaat selline mees oli Ergard Männik. Ja Ergard oli veel küllaltki kompromissitu mees. See oli vist 75. aastal, kui Haapsalu poisil, kes õppis parajasti Eesti Põllumajandusakadeemias, ei lubatud Haapsalu või Läänemaa eest võistelda, siis Ergard oli nii kõva mees, et võttis terve Läänemaa võistkonna ja lahkusid sealt võistlustel, mille eest talle loomulikult pai ei tehtud. Ja kuna keegi ei suvatsenud hiljem ka vabandada, siis Ergard pani ameti maha. Ja ütleme aastatest 1957 kuni 75 tolleaegse N-liidu meistrivõistlusel kokku tuua 26 medalit. Väikesele Läänemaale on ikka saavutus, mida annab järgi teha. Nii et see mees oleks pidanud selle vapimärgi saama juba paarkümmend aastat tagasi.
härra Männik. Ei oska kohe midagi öelda, see võtab mul sõnad suust. Sest olen positiivselt meelestatud, ei osanud uneski näha, et nii kõrges eas veel mind meeles peetakse. Aitäh! Tänastele treeneritele ütlen ma seda, et ausus, täpsus ja kohusetunne, need viivad sihile. Ja praegu on selleks suured võimalused olemas, sest see aeg, kui mina treener olin kokku alates 1953. kuni 1985. 1. jaanuarini, olin ma raud eesriidaja taga. Aitäh veel kord sõnavest. Villu Baumann töötab Haapsalu Sartoorses internetkoolis ehk praeguse nimetusega Haapsalu Viigikoolis alates 1968. aastast. Haapsalu ÜIGI. Ja ta on olnud äärmiselt loov, innovatiivne oma tegevustes ja ütleme niimoodi, et kui meie näeme mingit rämpsuhunnikut, siis tema näeb seal juba hoopis midagi muud, ta näeb tulevasi taieseid. Kõik need tööd, mis ta on teinud oma õpilastega, siin te näete, laua peal on ka niisugune väike projekt. Need on nagu torud. Tead, siin sees ongi niisugune toru. Lapsed on kõvasti vaeva näinud, kui nad seda tegid. Et see on jah niisugune fantaasiarikas töö ja seda tehti tükk aega, seda on kohe vahva ja huvitav vaadata. Villu Baumann rohkete oskustega, mis tal on, mida ta on lahkelt jaganud nii oma õpilastele kui ka teistele käsitööõpetajatele, on kõige selle eest kindlasti ära teeninud selle Haapsalu linna väga kõrge tunnustuse. Nii et aitäh talle ja soovime talle kindlasti edu ja loovust ka edaspidiseks. Härra Baumann, palun. Kallid läänlased, minu tööraamat on tegelikult väga igav, seal on üks sissekanne ja seegi on tehtud eelmisel sajandil ja peagi pool sajandit tagasi. Nagu juba öeldi, ma töötan erivajadustega lastega, õpetan neid nägema ilu endas, enda ümber
oma kätega looma ilu vastavalt oma võimetele, võimalustele ja oskustele. Meie laste käsitööd on tuntud nii kodulinnas, vabariigis kui ka jõudnud kaugemale maailma. Ja tänasel päeval ma tahaksin tänada oma esimest õpetajat. See oli Jalukse algkoolis õpetaja Salme Tammerist, neiupõlve nimega hiljem Lindal, kelle käe all valmis minu esimene käsitöö. Nii et ma soovin talle tugevat tervist. Ja teile kõigile head peotuju ja lähenevat vabariigi aastapäeva. Kui magusalt kuuvalgus kingul suigub, siin istugem. Las hiilib muusika me kõrvadesse. Öö ja mahevaikus on veetleva harmoonia akordid.
Eesti Vabariigi 97. aastapäeva pidulik vastuvõtt jätkub Kultuurikeskuse fuajees Jõrdu saalis. Kell 20.30 alustab Airi Alvee ansambel muusikalise etteastega Rõdu saalis ja samal ajal on võimalik fuajees asuvas fotonurgas jäädvustada hetki tänasest õhtust. Soovime teile head vabariigi aastapäeva ning meeleolukat õhtu jätku.